Tere tulemast Musta kassitaru lugemisse jäärad. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 2.–8. märts. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No, ma võin kohe nagu ühe sõnaga ära öelda, et sellel nädalal on teil vaja leida tasakaal töö ja puhkeaja vahel. Aga algame otsast peale. Esimene kaart on müntide kuninganna. Müntide kuninganna on väga selline kokkuhoidlik naisterahvas. Tema ei larista. Ta ei lähe poodi uusi asju ostma, ta vaatab kodus ringi, parandab vana. No võib-olla siis tuleb oma rahaasjades olla sellel nädalal pisut ettevaatlik, et mitte nagu laristada ja kulutada. Edasi tuleb siit selline reisimise kaart. Minu jaoks tähendab see teekonda. See on kas põgenemine või teekond millegi suunas, aga selles kontekstis, mida mina siin näen, on see pigem teekond millegi suunas. Sest edasi tuleb siit müntide 10 ja müntide 10 tähendab minu jaoks stabiilset sissetulekut või nagu materiaalset stabiilsust. See on nagu pikaajaline, et see ei ole nagu selline, et saan palka ja siis olen rikas ja 2 nädala pärast on mul palk otsas ja siis vaatan jälle, et kuidas saab. See on selline stabiilne sissetulek, pikaajaline. Et on olemas, nagu kõik on olemas, kõik on kodus hästi, tööga on hästi, tervisega on korras, et ei pea nagu muretsema tuleviku pärast. Aga siit tulevad ka väikesed hoiatused. Kõrval on seal mõõdukuse kaart ehk ülemise rea viimane. Siis all on siin mõõkade rüütel, mis räägib, et tuleb teha plaan. Siis on mõõkade 10, mis ütleb seda, et kui teie ei tee plaani ja pingutate üle oma töö tegemisega, siis on teil suur oht läbi põleda. Ja viimane kaart selles lugemises on meil karikate 9. Karikate 9 on minu jaoks selline soovide täitumise kaart või soovide soovimise kaart või. Et siit tuleb minu soovitus teile selleks nädalaks. Tehke järgmiseks nädalaks plaan. Istuge maha ja pange lihtsalt kirja, mis on teil plaanis järgmise nädala jooksul ära teha. Pange paberi peale kirja. Et see on see plaan, mida see mõõkade rüütel soovitab. Tehke plaan. Pange paberi peale kirja ja siis on teil hea ülevaade sellest, mis on teil plaanis selle nädala jooksul. Nii, siis hinnake ratsionaalselt seda oma kirja pandud plaani ja võtke sealt nagu kõige tähtsamad, sest et mina tahan seda, et te ei pingutaks üle oma töö tegemisega. Meie oleme ju siin elus niisugused, kuidas ma siis ütlen, jookseme oma rattas. Teeme tööd, tuleme koju, käime poes, teeme süüa, teeme koduseid asju, peseme pesu, tegeleme lastega, vaatame õppimised, paneme kooli asjad korda, homme hommikul läheme jälle tööle ja niimoodi see ratas töötab ja töötab ja töötab ja me ei märka seda, millal me oleme ära väsinud, millal me oleme üle töötanud. Meie keha annab võib-olla endast märku, ma ei tea, pea valutab, öösel ei tule uni õige peale, muudkui mõtlete oma mõtteid, et mis veel on vaja teha, mis täna tegemata jäi. No ühesõnaga, teil on pea mõtteid täis, uni peale ei tule. Te olete lihtsalt nii ära väsinud, et ei märka seda. Aga elul on sellised, kuidas ma ütlen, elul on sellised omad vahendid. Et elu, kui teie ei kuula oma keha, ja niimoodi edasi keerutate oma rattas ja ei oska puhata, siis elul on vahendid meil vaip jalge alt ära tõmmata nii, et me peame puhkama hakkama. Ja seda ma teile tõesti ei soovi, sest siin on väga suur hoiatus läbi põlemisele. See mõõkade 10 on nii õudne kaart. Siin see mees lamab, tal on 10 mõõka selga löödud, ta on väsinud, ta on tüdinenud, ja ta puhkab seal, et parem võtke see aeg iseenda jaoks. Tehke plaan, vaadake oma plaan üle ja tehke ainult need asjad ära järgmise nädala jooksul,
mis ei kannata edasilükkamist. Kõik muu, mis kannatab, lükake lihtsalt edasi, natukenegi edasi, kas või nädala jagu edasi. Et võtke endale aega puhkamiseks ja soovige soove, soovige elult seda, mida te tahate, et elu teile annaks. Need võivad väikesed soovid olla. Ka pisikesed soovid teevad meil tuju heaks, kui nad täituvad. Et ma soovin teile mõõdukust, soovin teile tarkust leida tasakaal enda töö ja puhkeaja vahel. Just seda ma teile selleks nädalaks soovin. Tehke plaan ja leidke tasakaal. Olge mõõdukas oma töö tegemisega. Teil on kõike küll, te ei pea rabelema ja rabama, nii et ise ennast ära väsitate. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.